Esimene võistlus uuel ringrajal toimub 1.–2. septembril, kui korraldame mootorrataste ringrajasõidu Eesti meistrivõistluste etapi. Teine meie poolt korraldatav võistlus toimub 2 nädalat hiljem, 15.–16. septembril, kui toimub nii autode kui mootorrataste ringrajasõidu võistlus Eesti meistrivõistluste arvestuses kui ka autodele Balti meistrivõistluste arvestuses. Minu käest on väga palju küsitud 2 asfaldiga seotud küsimust. Esimene küsimus on see, et kas tegemist on mingisuguse spetsiaalse ringraja asfaldiga. Vastus: ei ole. Ei ole olemas spetsiaalset ringraja asfalti. Erinevatel maailma ringradadel kasutatakse erinevaid asfalte, sõltuvalt sellest, kuidas parasjagu projekteerija midagi oluliseks peab. Meie asfalt, mis siin on selline, mida kasutatakse ka suure liikluskoormusega maanteedel. Asfaldi keeles on tegemist SMA seguga, 100% graniit kivi sees, mis tähendab, et ta on väga vastupidav soolale ja naastule. Kummagi neist meil vaja ei ole, sest soola ja naastu siia raja peale ei tule. Teine küsimus, mida on küsitud seoses asfaldiga, on see, et milline siis uue asfaldi pidamine on. Et uus asfalt on ju väga libe, on tavaline arvamus. Minu senised sõitmised, mida ma siin nüüd olen teinud erinevate autodega, on näidanud, et uus asfalt ei ole libe, kuigi ta pealt on veel bituumenine. Eks ta ilmselt oma pidamisomadustelt muutub, ma ei tea, kas halvemaks või paremaks, kui see bituumenikiht maha sõidetakse, aga muretseda sellepärast ei ole vaja, et ta oleks nüüd hirmus libe. Minu käest on kõige rohkem ringraja projektiga seoses ilmselt küsitud seda, et millal siis kogu see asi valmis saab. Taustal te näete majaehitust, mis praeguste plaanide järgi on valmis saanud novembriks. See tähendab umbes 3,5 kuu pärast. Tänasel hetkel on meil põhimahus valminud ringrada, ringrada oma asfaltkatetega, piiretega, väljasõidualasid ja äärekive veel natukene nokitsetakse, ehitatakse, aga need saavad üsna pea valmis. Seda ei pea ootama novembrili. Kogu asi on valmis novembris. Aedade küsimus tundub olevat suhteliselt müstiline. Mu käest on väga palju küsitud seda, et miks teil neid aedasid topelt on, kas see on mingisugune FIA nõue. Kui naljatamisi vastata, siis saab öelda, et me laseme siia karud ja koerad vahele, et valvata ringrada. Tegelikult on põhjus selles, et aiad on erinevat tüüpi. Kõige välimine aed on nii-öelda piletimüügi aed, mis piirab kogu territooriumi ja laseb väravate kaudu sisse need inimesed, kellel on selleks õigus või kes ostavad pileti. Teine aed on sellest esimesest natukene raja pool asuv aed, mis on püstitatud selleks, et inimesed, kes on tulnud raja äärde võistlust vaatama või loomad, kes on nende inimestega kaasa võetud, ei satuks rajale ja ei tekitaks rajal ohtlikke olukordi. Kolmas aed, see madal läikiv seal kaugemalt, on see aed, mis takistab võidusõidutehnika, mootorrataste autode paiskumist publiku sekka, juhul kui nad on sattunud rajalt välja sõitma. Tema põhiline eesmärk on tagada pealtvaatajate ja rajaservas viibijate turvalisus. Publiku ala on meil kogu ringraja perimeetri ulatuses väljaspool ringrada. Kasutatavad on kõik senised kasutamist leidnud vaatamiskohad, vana stardisirge kõrval olevad mäekünkad, vana tagumise sirge kõrval, kui ka mõned uued. Näiteks see küngas, mille otsas me oleme, mis asub uue raja terava tagasipöörde juures, kus ilmselt võistluste jooksul hakkab juhtuma nii mõndagi põnevat ja suure tõenäosusega saab sellest künkast üks väga populaarne vaatamise koht. Üheks oluliseks atraktiivseks pealtvaatajate kohaks kujuneb ilmselt ka garaažibokside peal olev katus.
Hoone on meil projekteeritud selliselt, et sinna on võimalik paigutada nii telke kui ka teisaldatavaid tribüüne. Seega on võimalik seda ala kasutada näiteks VIP-tsooniks või ka tavaliste tribüünikohtade paigutamiseks.